Hea sõber, kirikuaasta lõpp hakkab lähenema. Veel paar nädalat ja algabki advendiaeg. Nii on õige aeg ka mõtiskleda ülestõusmisest ja igavesest elust. Täna vaatame me Luuke evangeeliumi 20. peatüki 27. kuni 38. salmini ja vaatame, mida Jeesus õpetas elust pärast surma. Kuulakem. Jeesuse juurde astusid mõned saaduserid, kes ütlesid, et surnust ülestõusmist ei ole olemas ja küsisid temalt: õpetaja, Mooses on meile kirjutanud, kui sureb kellegi vend, kel on naine ja tal ei ole olnud lapsi, siis ta vend peab võtma oma surnud venna, naise ja soetama sugu vennale. Oli kord 7 venda ja esimene võttis naise ja suri lapseta. Ja teine ja 3. võttis tema ja nõnda samuti kõik 7. Nad ei jätnud lapsi järele ja surid. Pärast suri ka naine. See naine, kelle naiseks nende seast ta saab ülestõusmisel. Ta on olnud naiseks ju neile 7. Ja Jeesus ütles neile: selle ajastu lapsed võtavad naisi ja lähevad mehele, aga kes on väärt arvatud saama tolle ajastu osaliseks ja surnust üles tõusma, need ei võta naist ega lähe mehele, sest nad ei saa enam surra. Nad on ju inglite sarnased ja on Jumala pojad, olles ülestõusmise pojad. Aga et surnud tõusevad üles, seda osutab ka Mooses Kibuvitsa põõsa loos. Kui ta nimetab issandat Abrahami jumalaks ja Iisaki jumalaks ja Jaakobi jumalaks. Jumal ei ole surnute, vaid elavate Jumal, sest kõik elavad temale. See on Jumala sõna ja püha evangeelium. Kuuldu on veel üks näide, kuidas saduserid püüdsid Jeesust kompromiteerida. Kes need saduserid siis olid? Nad olid privilegeeritud preestrite klassi esindajad, nii-öelda tolleaegse ühiskonna ülemkiht. Nad eitasid usku ülestõusmisse. Nad tunnistasid autoriteedina üksnes Toorat ehk 5 Moosese raamatut. Ja selleks, et Jeesus ta õpilaste ees naeruvääristada, esitasid nad talle Tooral põhinema provotseeriva küsimuse. Ja seejuures nad viitasid Levirate abielu seadusele, mis oli antud 5. Moosese raamatu 25. peatükis, 5. salmis. Ja see ütleb nii: kui vennad elavad üheskoos, aga üks neist sureb ja talle ei ole poega, siis ei tohi surnu naine saada väljaspoole võõrale mehele. Ta küdi heitku tema juurde ja võtku tema enesele naiseks ning täitku mehe venna kohustust. Ja siit lähtuvalt konstrueerisid saduserid loo naisest, kellel oli järjestiku abikaasaks 7 venda. Kõik surid lastetult ja lõpuks suri ka naine. Ja nüüd tuli see provotseeriv küsimus: kelle naine ta siis ülestõusmisel on? Kõik 7 olid ju tema mehed. Ükskõik, kuidas Jeesus oleks vastanud, oleks see tundunud kas mõistuse vastasena või naeruvääristanud elu pärast surma. Jeesus aga vastab neile sõnumiga 2 ajastust. Ta ütleb, käesoleva ajastu lapsed abielluvad ja loovad perekondi. See on vajalik elu maa peale jätkumiseks. Taevase ajastu lapsed, need, keda peetakse vääriliseks tollest ajastust pärast ülestõusmist osa saama, ei abielu, ei võta naisi ega lähe mehele. Miks? Sest elu pärast surma on teistsugune. See on teistsugune oma kvaliteedi poolest.
seal ei ole enam surma ja järeltulijate vajadust. See on kadunud. Nad on inglite sarnased ja Jumala lapsed ülestõusmises, kes saavad elu vahetult Jumalalt. Abielu ei kao mitte armastuse puudumise tõttu, vaid seetõttu, et armastus omandab uue tähenduse. See ei ole seotud enam omamise ja kellelegi kuulumisega. Kuna saaduserid tunnistasid ainult Moosese seadust, tõi Jeesus oma tõendi just sealt. Ta ütleb, et surnud ja ülestõusmist on näidanud juba Mooses Kibuvitsa põõsaloos. Seal nimetab Jumal ennast Abrahami jumalaks, Iisaki jumalaks ja Jaakobi jumalaks. Kuigi kõik kolm olid juba ammu surnud, ütleb Jumal, mina olen nende Jumal. See on nii-öelda oleviku vorm täiesti. Kui nad oleksid surnud, poleks ta seda nõnda öelnud. Ja seepärast ütleb Jeesus, Jumal ei ole surnute, vaid elavate Jumal, sest tema jaoks on kõik elavad. See on pühakirja fundamentaalne tõde. Jumal on elu enda allikas. Tema olemus on armastus, mis ei katke, kui inimene sureb. Sest surm pole Jumala jaoks lõpp, vaid üksnes piir meie ja tema vahel. Hea sõber, mida see tähendab sinu ja minu jaoks? Kõigepealt peab ütlema selle sõnumi valguses, et kõik meie elu hetked on osa teekonnast Jumala palge ees. Usk ülestõusmisse pole ainult usk sealpoolsusesse. Vastupidi, see tähendab, et igavene elu Jumalas algab juba siin ja praegu. See, et Jumal on elavate Jumal, tähendab meie jaoks, et Jumal on juba praegu, siin ja praegu tegutsemas. Tema vägi töötab juba täna, kandes meid läbi nii-öelda väikestest surmadest, hirmust, pettumustest, kahtlustest. Meie elu on pidev küpsemine ja Jumala tõotuste täitumine. Samas me teame, et tulevane maailm on midagi, mida silm pole näinud ja mis inimsüdamesse pole tõusnud. See on parem ja suurem kui ükski meie unistus. Meie pisarad haua äärel kõnelevad sellest, mida me näeme. Aga meie usk räägib sellest, mida Jumal näeb. Kui meie ütleme, see on lõpp, siis Jumal ütleb, see on algus. Nii muutub küsimus, mis tuleb pärast surma. Küsimuseks, kellega ma pärast surma kohtun. Täna ütleb aga Issand, ära karda, mina olen sinuga. Palvetagem. Issand, sa oled elavate Jumal. See sõna lohutab mind nii siin kui sealpool kaduvust. Kui siis saab mul lahkumise päev, siis võta mind vastu igavestesse eluhoonetesse. Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.